Jah, kallid Salehoogi sõbrad, me oleme praegu Prahas siin, kus toimub Salehoogi MM ja Eesti koondis kaotas täna kahjuks 8. finaalis väga põnevas mängus Taani vastu. Aga praegu meil on siin võimalus rääkida meie sõbraga Eestist Mait Meigas, kes töötab siin vabatahtlikuna, voluntäärina ja tegeleb nagu ka MM-i korraldamisega. No Mait, tere siin Prahast. Muidugi esimene küsimus on, kuidas tekkis mõte sulle, et üldse Prahasse vabatahtlikuna tulla? Tegelikult, eks algusest alustada, siis kogu see saalihooki teema hakkas pihta siis, kui mul poeg hakkas 2-3 aastat tagasi saalihooki mängima. Ja siis kõige lähem sel hetkel MM, kus toimus, oli Riias ja siis otsustasime, et lähme ka pealtvaatajaks. Ja sealt see pisik tuligi ja siis käisime eelmine aasta näiteks ka Bratislavas kohapeal vaatamas. Ja peale Bratislavat oli kindel plaan ikkagi, tulen ka see aasta siia Prahasse. Ja siis sotsiaalmeedia kaudu leidsin ürituse nagu infot selle kohta, panin sinna oma linnuks juurde, et tuleb vajalikku infot ja olen nagu teadlik, mis toimub. Ja siis üks hetk kevade poole tuli võimalus ennast vabatahtlikuna registreerida. Siis mõtlesin tükk aega, et miks mitte proovida iseenesest suur üritus, näha, mis telgitagused toimuvad ja kusjuures unustasin ära juba selle suve jooksul, et see täitsa selle täitnud olin ja siis nüüd oktoobri lõpp, novembri algusest tuli mulle teada, et kas ma olen ikka huvitatud. Muidugi olen, miks ma ei ole. Ja siis meil oli korraldajaga üks väike Skype'i vestlus, 15 minutit rääkisime juttu asjadest ja siis üks nädalaga hiljem nüüd helistati mulle, et jah, et mida asju pakkima hakata ja siia pole teele tulla. Kas sina oled ainus eestlane, kes on tegeleb? Jaa, eestlastest olen vabatahtlikuna ainus. Lisaks on kaugemalt inimesi, üks tüdruk on Austraaliast, on üks Läti tüdruk, on üks Soome tüdruk, Poolast, Slovakkiast on mitmed inimesed. Üks tütarlaps on ka Brasiiliast, aga tema elab muidu kuskil Euroopasse, ma täpselt ei mäleta ja ei tea, kus riigist ta koha peal on. Mis on siis sinu ülesanded, kuidas siis toimub sinu tööpäev nagu siin Prahas? Tööpäev on tunnik enne mänge peame olema kohal. Tegema väga nagu suurt midagi tegema ei pea. Mina töötan või vastutan sinna kohe turvalisuse eest, et valvan akreditatsioone kontrollin, et inimesed õigesse kohta läheks ja põhimõtteliselt vaatan mänge, naudin atmosfääri. Et ega väga suurt nagu ei olegi, sest et kokku on vabatahtlikuid umbes 250 vabatahtlikud kogu ürituse peale. Akreditatsioon on jagatud välja, just oli 1200 ringis kokku, Kas sul oli juba võimalus Eesti koondise mängijatega või treeneriga suhelda või kohtuda või rääkida? Jaa, ma olen rääkinud nendega ka, eile olid nad siin publiku hulgas, kui oli viimane mäng Tšehhi ja Šveitsi mäng ja on õnnestunud kõike mänge vaadata. Täna küll kahjuks töökohustuste tõttu ei saanud fännitsoonis olla kaasa elamas, aga ülejäänud mängud olen kõik saanud olla fännidega koos platsi kõrval. Kui sina näed niisuguse väga tore salehooki atmosfääre, maailma tipp on siin Prahas olemas, kõik on väga sõbralikud. Mida sa soovid meie fännidele ja meie vist ka lapsevanematele meie salehooki tuleviku mõttes? Kindlasti väga soovitan alaga tegelema hakata. On väga lahe atmosfäär iseenesest ja kõikidele fännidele soovitan kindlasti koha peale tulla suurüritust vaatama. See siin Prahas on minu jaoks ka üks väga hea kogemus, et pole nii suures saalis nii suure publikuga näinud. Tõenäoliselt pühapäevane mäng tuleb kõige emotsionaalsem, sest siis on täis maja juba põhimõtteliselt välja müüdud. Circa 17 000 piletit on piletist müüdud juba. Ja kindlasti inspireerige lapsi mängima ja kui võimalus kellelegi, alati soovitan ka osa võtta vabatahtlikuna ja vaadata, mis moodi toimub suurüritus telgitagustes. Kindlasti, minu soovitus on jah. Aitäh! Aga palun! Tšau! Nägemist!